Trump saavutas Iraani üle jõhkra võidu, kui režiim pärast 88 päeva oma rahva vaigistamist hakkas taastama rahvusvahelist internetiühendust. Ameerika Ühendriikide surve, majanduskriisi ja avatud läbirääkimiste keskel kartes uut sõjalist eskalatsiooni. Kolmapäeval, 27. mail 2026 paljastab Massoud Pezeshkiani käsk võrku taas ühendada taganemise, mida Teheran ei tahtnud näidata. Diktatuur püüdis proteste varjata, väikeettevõtteid lämmatada, infot kontrollida ja miljoneid iraanlasi digitaalsesse mulli vangistada, kuid lõpuks andis järele. Sel ajal, kui Donald Trump hoiab karmi joont, ei jahi nõrka kokkulepet ega leevenda survet tuumaprogrammile, sõjalistele ähvardustele ega režiimi sisekontrollile. Internet taastub küll piiratud kujul, tsensuuri ja ebastabiilsusega, kuid see samm tekitab juba mõra. Poliitika Iraani võimu sees, sest revolutsiooniline kaardivägi ei taha näida kaotajana, samal ajal kui valitsus püüab vältida sotsiaalset kokkuvarisemist ja suuremat survet tänavatel. Mida Donald Trump välja pressis? Miks Teheran järele andis? Kuidas sai internetist režiimi kaotuse kõige nähtavam tõend? Ma räägin sulle sellest kohe kõigest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Käsk tuli riigi enda seest, Iraanist. Aga tegelik raskus seisneb Trumpi loodud õhkkonnas. Blokaad algas 8. jaanuaril sisemiste protestide ajal ja seda tugevdati pärast sõjalise pinge kasvu, kuhu olid kaasatud Ameerika Ühendriigid, Iisrael ja Iraan. Selle perioodi jooksul olid miljonid iraanlased lõksus, kontrollitud võrgus, ilma normaalse suhtluseta maailmaga, samal ajal kui väikeettevõtted, digitaaltöötajad, pered ja opositsioon kannatasid teadmatuses. Nüüd näitab interneti järk-järguline taastumine, et režiim pidi lõdvendama ühe oma kõige jõhkrama kontrollivahendi kasutamist, et seespool hingata ja väljaspool läbi rääkida. Ühendus ei tähenda veel täielikku vabadust. Platvormid on endiselt blokeeritud. Paljud inimesed sõltuvad endiselt VPN-ist ja juurdepääs on mitmes piirkonnas endiselt ebastabiilne. Sellegipoolest on muutus märkimisväärne, sest diktatuur väitis nädalaid, et katkestus on turvalisuse huvides vajalik. Nüüd, kui surve suurenes, tunnistab Iraani valitsus ise sisuliselt, et nad ei suutnud isolatsiooni säilitada ilma majandusliku kokkuvarisemise ja sotsiaalse kurnatuse suurenemiseta. Internet taastatakse, sest režiim pidi vältima, et sisemine rahulolematus lõplikult plahvataks. Just siin ilmub Donald Trump kui tegur, mis muudab kogu arvestust. Ameerika administratsioon pidas läbirääkimisi piirkondlike vahendajatega, kuid ei loobunud sõjalisest survest. 25. mail teatas Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus rünnakutest raketi startimiskohtade ja kahtlaste laevade vastu, mis väidetavalt valmistasid miine Iraani lõunaosas tundliku Pärsia lahe piirkonna lähedal. Washington nimetas seda tegevust Ameerika vägede kaitseks. Teheran protesteeris, ähvardas vastumeetmetega, kuid jäi siiski läbirääkimiste laua taha. See detail näitab, kui suur surve on. Režiim protesteerib avalikult, kuid jätkab kulisside taga läbirääkimisi. Levinud uudistes on arusaam, et Trump tekitas ajatolladele talumatu olukorra. Iraan seisab silmitsi survega sadamates, raskustega naftaekspordis, järjekordade ja sisemise pingega. Ta märgib, et internet oli suuremas osas taas töös, umbes 88%, ja et korralduse võrgu taasühendamiseks andis Pezeshkiani pärast kuid kestnud katkestust, samal ajal kui režiim tuli läbirääkimistele ja tegi järeleandmisi. Keskne küsimus pole ainult tehnoloogia, vaid võim. Kes kontrollib internetti, kontrollib tänavat, kontrollib narratiivi ja püüab kontrollida hirmu? Kui see kontroll hakkab nõrgenema, muutub Trumpi poliitiline võit nähtavamaks. Teheranis on probleem veelgi tõsisem. Pezeshkian püüab pakkuda leevendust, kuid revolutsiooni kaardivägi ei taha näida alistununa. See lõhe paljastab kaks jõudu, mis võitlevad sama režiimi sees. Üks osa mõistab, et Iraan on lämbumas ja peab läbi rääkima, samal ajal kui karmimad komandorid püüavad hoida ähvardust ellujäämise vahendina. Trump teab, et ta ei tegele tavalise valitsusega. Ta tegeleb lõhestatud struktuuriga, kus president võib allkirjastada korralduse, kuid relvastatud rühmitused püüavad saboteerida iga tavanemist, mis näib olevat kaotus.
Valge Maja töötab nüüd korraga kahel suunal. Üks tee kulgeb läbi läbirääkimiste, kus võimalikku kokkulepet arutavad vahendajad ja piirkonna riigid. Teine tee on jõu kasutamine, kui Iraan peaks proovima kasutada relvarahu kattevarjuna rünnaku ettevalmistamiseks, marsruutide blokeerimiseks või oma tuumaprogrammi kaitsmiseks. Trump ei pannud lauale ainult diplomaate. Ta avaldas ka sõjalist survet, majanduslikku survet ja avalikku tähelepanu. Iraani režiim soovis läbi rääkida, näidates end tugevana, kuid interneti taastamine näitab, et nad pidid loovutama midagi, mida nad väitsid mitte loovutavat. Oluline on ka see, et taasühendamine toimub koos aruteludega Hormuzi väina üle ja võimaliku laiemapõhjalise kokkuleppe üle. Iraani riigitelevisioon mainis isegi eelnõud, mis võiks piirkonnas kaubaliiklust normaliseerida, samal ajal kui Ameerika Ühendriigid vähendaksid osa mereväe survest, kui oleksid reaalsed tagatised. Midagi pole veel kindel. Ainuüksi selle ettepaneku ringlus näitab, et Teheran ei räägi enam ainult vastupanust. Ta räägib tingimustest, tähtaegadest, kontrollist ja poliitilisest ellujäämisest. Ka turgude reaktsioon näitab, et maailm on tajunud õhkkonna muutust. Börsid tõusid lootuses, et läbirääkimised edenevad, samal ajal kui nafta jäi tundlikuks iga ähvarduse, rünnaku ja avalduse suhtes. See huvitab otseselt Trumpi, sest ta püüab muuta sõjalise surve praktiliseks tulemuseks, ilma et lubaks Iraanil tempot dikteerida. Kui internet taastub, kui läbirääkijad liiguvad ja kui Iraani masinavärk hakkab kokkuleppest rääkima, vahetab jõunarratiiv poolt. Iisrael jääb selles mängus otsustavaks teguriks. Samal ajal kui Iraan püüab päästa oma piirkondlikku mõju, laiendavad Iisraeli kaitsejõud operatsioone Liibanonis Hezbollahga seotud struktuuride vastu ja hoiavad survet relvastatud rühmitustele Gazas. See vähendab Teherani manööverdamisruumi, sest Iraani režiim sõltub nendest võrgustikest, et jõudu projitseerida väljaspool oma piire. Kui Trump avaldab survet ülevalt ja Iisrael survestab kohapeal, kaotab Iraan võimaluse esitada vastupanu võiduna. Interneti taastamine toob režiimi enda jaoks kaasa ka ohtliku tagajärje. Kui rohkem inimesi on ühendatud, hakkavad taas levima lood, pildid, paljastused ja nõudmised. Iraani elanikkond, kes oli kuid isoleeritud, saab taas maailmale näidata, mis juhtus katkestuse ajal. Trumpi jaoks suurendab see ajatollade poliitilist hinda. Pezeshkini jaoks muutub see katseks kriisi leevendada. Revolutsioonilise kaardiväe jaoks muutub see riskiks kaotada info üle kontroll. Seetõttu on võrgu taastamine rohkem kui lihtsalt teenuse taastamine. See on pragu vaikuse müüris. Nüüd sõltub järgmine samm Teheranist. Kui Iraani komandörid üritavad taas ühendust takistada, taas ähvardada või uusi rünnakuid ette valmistada, hoiab Valge Maja endiselt sõjalist võimalust laual. Trumpi jõhker võit seisneb just selles punktis. Iraan tahtis otsustada, millal maailm kuuleb nende rahvast, millal nad peavad läbirääkimisi ja millal nad ähvardavad. Nüüd teeb ta seda kõike surve all, interneti taastudes, režiimi sees lõhenemisega ja Washington jälgib nende iga sammu. Mina olen Milson Alves, Global rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.